Kindlasti oled sa näinud seda pilti. Venezuela president Nicolas Maduro kinnipeetuna, silmad kaetud, kõrvaklapid peas, käed raudus ja seljas ikooniline hall Nike'i dress, mis pärast pildi levimist läbi müüdi. Selle peale hakkas sotsiaalmeedia tegema, mida sotsiaalmeedia alati teeb. Tegi selle meemiks. Steal his look. Kas tal oli see enne seljas või nad lihtsalt andsid talle selle stiilipunktide jaoks ja nii edasi. Sa võid selle pildi üle naerda, aga kas sa tegelikult saad aru, mis toimub? See ei ole lihtsalt meem, see on geopoliitika, sõjaline operatsioon ja rahvusvaheline õigus ja võim. Ja ma olen täna siin, et sellele tobedale pildile veits konteksti anda. Kes ta on ja miks Ameerika teda tahtis kinni võtta? Alustame sellest, kes Maduro on. Nicolas Maduro Moros on vastuoluline poliitik, kes tõusis tippu pigem ebatavalisel moel. Nooruses töötas ta bussijuhina ning erinevatest allikatest selgub ka, et Maduro ei lõpetanud isegi keskkooli. Sellest hoolimata on ta alati olnud rahva seas väga populaarne. Ta sai Rahvusassamblee liikmeks ning nimetati enne Chavez'i surma asepresidendiks. Kui eelmine Venezuela president 2013 aastal suri, sai Madurost ootamatult riigipea ja siiamaani on ta Venezuelas võimul püsinud. Probleem on selles, et mida rohkem aeg edasi läks, seda autoritaarsemaks Venezuela muutus. Opositsiooni survestamine, riigi institutsioonide allutamine, inimõiguste rikkumine, vaidlused valimiste aususe osas, protestide maasurumine ja üldine kriis. Venezuela ise on samal ajal majanduslikult konkreetselt auto alla jäänud. Paljude silmis ei ole Maduro lihtsalt president, vaid pigem diktaator. 3. jaanuaril teatas Donald Trump, et Ameerika väed korraldasid ulatusliku rünnaku ning võtsid Maduro ja ta abikaasa Cilia Floresi vahi alla, toimetades nad riigist välja. Sealt tuli ka see pilt. Miks? Kuidas? Kas Trumpil oli lihtsalt halb tuju sellepärast, et Maduro tweetis ta kohta halvasti? Ei. See taustalugu on veits sügavam. Aastaid on Ameerika võimud sidunud Madurot ja tema lähedasi narkokaubanduse ja relvastatud võrgustikega. Tema ja ta naine on süüdi mõistetud terrorismis, kokaiini smuugeldamises, samuti kuulipildujate ja hävitusseadmete ebaseaduslikus omamises. Lisaks on Trump süüdistanud teda Venezuela naftaraha kasutamises oma narkotegevuste rahastamiseks ja migratsioonikriisi tahtlikust tekitamises. Ameerika ametnike sõnul on Madurot lausa nimetatud maailma suurimaks narkodiileriks. Juba 2020 esitati tema kohta Ühendriikides esimene süüdistus narkoterrorismi kohta ning tema tabamise eest oli välja pandud tohutu vaevatasu. 2025 augustis lausa 50 miljonit. 2024. aasta Venezuela valimised kulgesid taas vaidluste ja võimaliku võltsimise saatel. Selle peale Ameerika teatas, et kui Maduro ise vabatahtlikult ei lahku, võetakse midagi ette. Nüüd see midagi osutus erioperatsiooniks. Operatsiooni valmistati ette mitu kuud. Pentagonis ja CIA's ehitati isegi Maduro elupaigast üks-ühele makett, et eriüksused saaksid rünnakut harjutada. Ega see presidendi röövimine lihtne ei ole. Operatsioonis oli kasutusel üle 150 lennuvahendi ja sama eriüksus Delta Force, kes tabas kinni ka Saddam Husseini. Pärast kinnivõtmist pandi Madurole pähe silmaklapid ning kõrvadele summutavad klapid, et ta ei näeks ega ei kuuleks täpselt, kuhu teda viiakse. See on tegelikult standardne turvameede. See näeb naljakas välja ainult seetõttu, et me ei ole harjunud seda presidendi peal nägema. Hetkel viibib ta Metropolitani arestimajas ehk kuulsas föderaalses vanglas, kus on istunud ka räppar Diddy ja Jeffrey Epstein. See arestimaja on kurikuulus oma karmide olude poolest. Räpased kongid, personalipuudus, pidevad vägivallajuhtumid ja nii edasi. 2019 aastal läks seal samas majas nädalaks elekter ära ja vangid pidid olema jääkülmas ja pimedas. Teisisõnu kutsutakse seda kohta ka põrguks maa peal. Kujuta ette, veel hiljuti elas ta presidendi palees ja 24 tundi hiljem kitsas kongis Ameerika vanglas. Kui Maduro mõistetakse süüdi, võib teda ees oodata pikaajaline või lausa eluaegne vanglakaristus.
oluline on see, et siin ei arvestata sellega, et ta oli kuskil riigis kõva vend või president. Maduro antakse kohtu alla nagu tavaline kriminaalkurjategija. Aga mis nüüd edasi saab? Kuidas saab toimida riik, kelle president on parasjagu vanglas? Muidugi Trump pakkus viisakalt välja, et eks siis Ameerika võtab Venezuela juhtimise enda peale. Eriti palju rõhub ta nende katkisele nafta infrastruktuurile. Meie väga suured Ameerika Ühendriikide naftakompaniid, maailma suurimad, lähevad sisse, kulutavad miljardeid dollareid, parandavad rängalt purunenud infrastruktuuri, nafta infrastruktuuri ja hakkavad riigile raha teenima. Trump ei jõua ära kiita, kui hästi see kõik läks, aga sugugi kõik ei ole olukorraga rahul. Venemaa endine president lausus, et kui ta oleks teinud seda sama asja mõne teise riigi vastu, oleks see olnud sõja alustamine. Senaatorid ütlesid, et Trumpi korraldatud rünnak oli ebaseaduslik, destabiliseeriv ja meenutab vanamoodsat imperialismi. Põhja-Korea on veelgi vihasem. Poliitikud mõistsid rünnakut hukka ja ütlesid, et see on ränk rahvusvaheliste seaduste rikkumine. Pärast Maduro kinnivõtmist lasi Põhja-Korea riigipea Kim Jong-un paar raketikatsetustesti teha. Ka Ukrainal on sõna sekka öelda. President Zelenski viskas nalja, et härra Trump, kui te juba nii kõva arreteerija olete, siis mul on teile üks nimi veel. Siiski käib inimestele vastu karva see fakt, et Trump on nii kaua jauranud mingi varastatud nafta teemaga. See lihtsalt jätab õhku küsimuse, et kas teda päriselt huvitas, et riigis on viletsus ja halb valitseja või on tal omad plaanid ja see oli lihtsalt hea vabandus. Aga eks aeg näitab, kas tõesti kõik see toob Venezuelasse tagasi demokraatia ja uue ausa juhi või jääb Ameerika pikemaks ajaks sinna pukki püsima. Voh! Nüüd, kui teie sõber saadab teile selle meemi, siis saate talle selgitada, miks see pilt on palju tähtsam kui lihtsalt Nike Tech Suit.